Domo Animate on veebipõhine animatsioonide loomise vahend. Asub aadressil domogoanimate.com ning animatsioonide abil saab jutustada erinevaid jutustusi või ka näiteks läbi viia refleksiooni. Selleks, et salvestada oma animatsioone, tuleb keskkonda registreeruda nupult Sign up. Kuid me ei tee seda praegu, sest pärast seda, kui meie animatsioon on valmis, siis salvestamiseks ta juba pakubki seda registreerumise võimalust, nii et töötada saab siin ka ilma algselt sisse logimata. Nii, ülevalt servast valime nüüd valiku Create ja siit paremalt poolt valime nüüd Domo Animate Studio. Lähemegi siit sisse. Jõuame töölauale. Paremal pool üleval on siis keskne töölaud, kuhu me paigutame taustad ning oma tegelased ning tegeleme siin animatsiooniga. All servas on näha stseenid, vastavalt nummerdatud ning see stseen, millega me parasjagu tegeleme, on aktiivne. Ning siit allpool need on juba helitaustad. Vasakul pool üleval on valikute laud. Siit ma saan valida erinevaid vahendeid, erinevaid taustu, tegelasi, lisavahendeid ja nii edasi. Ülevalt avaneb nüüd valikute või taustade või teemade valik. Nii, on olemas 5 teemat. Domo, siis selline natukene kurbade nägudega karude ja kasside maailm. Cartoon Classics on siis klassikalised multifilmid. Holiday and Seasonal on jõuluteemaline, Monsters Mayhem Halloweeni teemaline ja Stick Figure on niisugused kõige lihtsamad kriipsunukud. Nii, mina valin täna teemaks Cartoon Classics. Avan selle teema ja nüüd läheb hetk aega, kuni kõik need tegelased siia nähtavale ilmuvad. Et siin on kohe näha, kes need tegelased on. Aga ma alustan sellest, et valin tausta. Vajutan siia tausta peale ning siin tekib näete suur hulk erinevaid taustu, mida ma saan valida. Võib olla päris tühi taust, kuhu ma hakkan ise peale ehitama või võib olla seotud mingisuguse teemaga. No, mina võtan näiteks selle maja tausta praegu. Klõpsan ta peale ja nüüd ta siia ilmubki. Järgmiseks valin ma endale tegelased. Võtan endale näiteks sellise toreda poisi, klõpsan ta, viin ta sinna töölauale ning lisaks võtan sellise toreda koera. Nii, nüüd on mul siin 2 tegelast olemas. Siin ta annab mulle märku, et see on koht, kust valida uusi stseene, aga ma lihtsalt klõpsan ta eest ära. Nii, paneme nüüd selle koera ja selle poisi oma kohale. Ning kõigepealt on minul soov see, et nad vaataksid teineteisele otsa. No nii, teeme siis nii, klõpsame poisi peale ja siit ongi näha, juba on võimalik keerata, flip. Ja siin on need nupud, millega saab tegelast kas ette tuua või taha taustale viia, vastavalt sellele, mis soov on. Ning siit, sellest nurgast me saaksime ta tegelikult ära kustutada. Nii, nüüd on mul need tegelased valmis ning vaatame, mida me saan tegelastega teha. Ma nüüd klõpsan veel tegelase peale, siis avaneb mul erinevad võimalusel, et mul on mingisugused tegutsemised, liikumised ja näoilmed. No, teeme talle näiteks rõõmsa näo pähe. Nii, poiss hakkaski naerma. Nii, ja vaatame nüüd, et mis tegevusi siin siis võib olla ka veel. No, siin võib olla, et ta näiteks tervitab. Võtame siin high five. Nii, ütleb tere siin, jah. Niisugused võimalused on. Nii, kui ma lähen nüüd selle sama koera peale, siis vaatan, et siin on ka võimalus, et koerale pole võimalik näoilmeid panna, aga on võimalik näiteks koera haukuma panna. Nii. Lapsen uuesti seda peale ja las ta siis, näiteks võib ta ka
niimoodi nuruma hakata. Nii, aga võtame nüüd, paneme lihtsalt paneme tavaliselt, et ta on, no mis võtame siis seda ka, et ta naerab siin, nii sinna lõbus koer on. Nii, kui ma tahan nüüd seda koera panna kõndima, siis ma peaksin valima movement ja panengi, et ta kõnnib. Nii, ja nüüd tekkis mul 2 koera, selle teise koera, mis mul siin tekkis, võtan ma ja lohistan siia maale. Nii, ja nüüd sellele koerale, vaatame nüüd, kui ta nüüd siia maale nüüd kõnnib, missugune tegevus mul siis toimub. Paneme preview siit ülevalt. Nii, ja siit on nüüd näha, et poiss on siin rõõmus ja koer jõuab ka siia juurde. Ja nüüd ma mõtleksin, et nüüd võiks toimuda selline lugu, et see koer rõõmustab poisi üle. Panen selle kinni ja panen talle juurde nüüd uue stseeni. Nii, uues stseenis, nagu on näha, on koer jõudnud poisi juurde ja nüüd ma võtan kätte ja panen selle koerale sellise tegevuse, et ta nüüd kindlasti nüüd siis mis ta nüüd teeb, et nurub midagi poisi käest. Nurub siit midagi poisi käest. Ja niimoodi ma saangi ühest stseenist edasi minna, et kui ma nüüd tahaksin, et koer lõpetaks selle nurumise siin, siis ma võtaksin jälle uue stseeni. Nii, ja võtan ja panen sellele koerale näiteks teise tegevuse, et koer tõuseb nüüd püsti, et ta on lõpetanud selle ära. No niimoodi käib siis liikumise lisamine. Kui ma nüüd tahaks lisada mingisugust juttu siia, siis jutu lisamine käib jutumullide abil, valin lihtsalt jutumulli ja siis siit nurgast võtan ja lohistan ta nüüd selle tegelaseni, kes midagi ütleb ja siia keskele siis kirjutan oma teksti. Et tekst tuleb siis siia. Nii, et see on siis jutumullide kasutamine. Lisaks ma võin lisada erinevaid objekte, mida saab näiteks käes hoida. Nii, ja saan lisada muusikat. No võtan näiteks selle action muusika. Ja panen selle muusika siia, lohistan ta tegelikult juba esimese stseeni peale, et ta mul kõikides stseenides sama muusika. Nii, viimane variant siin, see on nüüd igasuguste üleminekute oma, et kas ta nüüd zoomib või kas ta nüüd hajub sisse või välja, et igasuguseid selliseid animatsioonihetki on mul ka siin võimalik valida. Viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et kui ma tahan mõnda stseeni pikendada, siis ma lihtsalt võtan ja lohistan ta natukene pikemaks. Ja nüüd vaatame, kui me oleme nüüd siin esimese stseeni peal, et missugune mul see terve lugu praegu välja näeb, siis ta näeb välja niisugune. Nii, muusika taust on ka kuulda. Nii. Ja niisugune see lugu ongi. Nii, ja kui ma nüüd tahan salvestada kogu seda lugu, siis vajutan nupule save. Ja nüüd ta ütleb, et ma peaksin siia panema pealkirja ja siis ma kirjelduse, siis ma võin otsustada, et kas ta on mul mustand veel või ta on juba avaldatud ja kas ta on avalik või privaatne. Klõpsen siia sign up and save ja siis ma saangi juba kohe siia registreeruda ning salvestada see animatsioon endale siia. Nii, mõnusaid animatsioone.